Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire « Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. » Kas sul on meeles, mis me teisipäeval rääkisime selle mängu kohta? Kohe tõsiseks ära, on ju? See valmistab meid elvaks ette. Jaa, et me saame seda kasutada selle jaoks. Mis veel? Peame tahtma võita. Jep. Hästi, täna Teder alustab väravas paremalt vasakule Ainu. Sama ründava plaaniga, mis meil oli Saku vastu. Tea, mis on meie tugevused, pea kinni sellest, mis me oleme kokku leppinud ja hoia seda tempot täpselt nii, nagu sina sooviksid seda teha. When you win 10-0, then I think. Ton perroquet avait l'air malade. Il ne chantait pas. J'ai allumé la radio. Naiskonna peatreener Sirje Kapper. Rõõm on uuesti näha. Rõõm on päikest võtta siin sinuga nendel vahetusmeeste pinkidel hetkeks. Ja me oleme kogunenud. Miks me oleme kogunenud? Veerand finaal vajab mängimist. Poolfinaali koht on laual ja pakkumises. Jalgpallis aeg teatavasti lendab päris kiirelt, nii et me oleme sellest septembrikuisest edukast mängust Põlva Lootuse vastu jõudnud siia aprillikuusse ja hakkame seda mängu kohe Tammeka vastu mängima, mis tunded sind sees valdavad nüüd, kus circa 40 minutit on mängu algus on jäänud. Ma arvan päris head, üsna sarnased, mis olid eelmine kord. Et tegelikult see teekond hakkas meil eelmisel aastal ja võistkond on päris palju muutunud sellesse koosseisust ja kuidagi nagu on siuke vastutus selle või nende mängijate eest eelmisel aastal, kes mängisid, et mis nad välja teenisid, et me peame nüüd seda edasi viima, ja kindlasti see poolfinaali koht on meie nagu eesmärk ja ma usun, et tuleb põnev mäng selle koha pealt küll. Paslikul kombel on just nimelt Tammeka see klubi, kust me talvises üleminekuaknas saime päris palju täiendusi ja tugevust juurde. Loetlesime ennist enne intervjuu algust sinuga need nimed üles ja neid on palju. Milline see tänane Tammeka, kes teile vastu tuleb, üldse välja näeb, kui palju see nende hingeelu ja koosseisu ja kõige muu kohta teab täna? Eks ma ikka neid mängeid tunnen, et seal on päris palju mängijad, kes siis, kui nad oma jalgpalluri karjääri alustasid, mina neid kuskil vastu võtsin või mingis rollis nendega kokku puutusin. Et mängijad on endiselt tuttavad. Ma arvan see, et me saime sealt väga palju täiendusi näitab tegelikult, kui head tööd Tammeka ka oma noorte süsteemis ja tüdrukute süsteemis tegelikult teeb, et palju mängeid on siin, väga palju mängeid on veel tegelikult neil järel ja mängivad täna meie vastu, et eks mul endal kuna ma seal töötasin ka mingi aja, eks on siuksed toredad tunded, ma arvan, et ja on tore, et me nagu omavahel siin nüüd kokku ka läksime. Esimesed mängud sellest hooajast on peetud, meistriliigas olete teinud tubli alguse 6 tiimist 3. kohal karikas, nagu varem öeldud, siis poolfinaali koht on käe ulatuses. Mis iseloomuga see tänane mäng siin Tammeka vastu tuleb, teada on see, et nad ennast naiste meistriliigast lasid alla poole kukutada sinna esiliigasse. Et mis meid siin täna, mis meie naisi ees ootab? Ühtegi vastast me ei alahinda, et eks nad on enda liigat esiliigas tegelikult väga hästi alustanud, neil vanemad mängijad on meistriliiga kogemusega, treenerite tiim on meistriliiga kogemusega, et ma usun, et need karikamängud on alati erineva nagu lähenemisega, et see on ikkagi üks mäng ja sul on lihtsalt seda võitu vaja ja eilne päev näitas ka siin Flora ja Saku vahel, et see võib ka penaltite peale minna, nii et meie oleme kõigeks valmis. Eks meie eesmärk on näidata meie enda mängu, mida me oleme ka meistriliiga hooajal vaikselt käima saanud, ehk siis, et valmistada ka ennast ette selle jaoks, mis meid juba nädalavahetusel ka liiga sees ootab, et pigem meie jaoks siuke tavapärane mäng ja tahame panna enda standardid paika ja hoida seda tempot üleval. Meil on klubi kontekstis võimalik teha ära üks päris kihvt lüke. Ehk et nii meeskond on karikasarjas veel mängus, teie olete veel karikasarjas mängus, ehk et 23. mai Pärnu rannastaadion, sinu kodulinn ja seal on võimalik üks siuke äge jalgpallipidu Paide linna meeskonnal püsti panna. Mis sa arvad? Hoiate oma lipu kõrgel ja lähete sinna mereranda välja? Ja kindlasti, et see
Ei, väga head tunded on, et esiteks tahaks ühte kodumängu sellel aastal kindlasti saada ja Pärnus see staadion ja kogu see vibe seal, ma arvan, sobiks väga hästi ka sellega kokku, mis meil praegu siin klubi sees ka toimub, et siuke megavinge pidupäev teha tervele Paide linna meeskonnale on, ma arvan, ülivinge ja see on see, mida me kindlasti püüame kätte saada. Üks küsimus nüüd tüdrukute akadeemia kohta ka. Sa kindlasti tead seda kindlat täpset numbrit, kui palju juba on tüdrukuid ennast uue akadeemia lennu külge sidunud. Kuidas sa senise töö kulgemise ja nii-öelda tulevikutalentide enda tiimi liitumisega seonduvalt rahul oled olnud? Kas sul on sealt akadeemiast noori tüdrukuid võimalik ka enda esindustiimi tarbeks näpata? Jaa, ikka on, et see töö, mis me eelmisel septembril tegelikult alustasime, et ma arvan, et need tüdrukud on väga hästi hakkama saanud. Nad on juba treeningprotsessis väga palju sees ja nende hooaeg hakkas ka just siin eelmisel nädalal ja seega on juba näidanud, et need treenid, mis nad meiega on saanud teha, on neid seal liigas väga palju aidanud. Ehk siis järjest rohkem näeme neid tüdrukuid naiskonnatrennides ja kindlasti sellel aastal me näeme neid ka siin väljakul jooksmas ja oma esimese minuteid meistriliiga ees saamas, et potentsiaali on seal väga palju. Super, nüüd ma vaatan kellale otsa ja näen seda, et teil on 35 minutit jäänud mängu alguseni. Palju edu teile tänaseks ja ülejäänud hooajaks olge tublid. Ja aitäh! Je crois qu'il n'est pas toujours utile de dire je t'aime, tant que nous le faisons bien. Et je sais que l'on s'aime encore plus que ceux qui se le disent, sans y comprendre rien. Maria Kivit, käinud kaugel lombi taga ära, mänginud Tammekas 97 mängu, löönud palju väravaid seal meistriliigas ja täna siin veerandfinaalis kokku minemas selle sama endise koduklubi vastu. Mis tunded siin vahetult enne avaviljat on? No sellised mixed feelings on natuke, aga selles mõttes ma arvan, kui me väljakule läheme, siis minu jaoks on ikkagi lihtsalt mäng, mida me tahame võitma minna ja mulle ei meeldi kaotada, ma ei lähe kindlasti kuidagi selles mõttes pehmemalt peale, et seal on palju inimesi, keda ma tunnen, seal on väike õde, aga selles mõttes me läheme Paide ees seda mängu võitma, nii et ma olen lihtsalt elevil, et saada mängida ja viia väravaid ja liikuda sellesse karikaseeris edasi. Tulite väga hea tulemuse pealt ehk, et läinud nädalal võitsid läinud aasta meistriliiga teist kohta Saku Sportingut tulemusega 4-1. Kas sama valemiga, sama mänguplaaniga või mida treeneritelt tänase karikamängu eel ootavad? Selles mõttes jah, me kindlasti jätkame neid asju, mis meil välja tulid hästi, et väga palju ründes oli meil edu selle pealt, et me jäitsime ruumi seal vastase selja taga ja võib-olla kohati mängisimegi lihtsalt jalgpalli, mis tõi meile selle edu ja sest me ikkagi mängime tulemuse peale, et siis alati ei pea mängima nii ilusti võib-olla, et see oli kindlasti väga positiivne, pluss standardolukordades oleme kindlasti väga palju parandanud ennast, võrreldes siis näiteks pre-seasoni mängudega või hooaja algusega. Et jah, kindlasti mingid väiksed nipet-näpet asjad nagu juurde, aga suuremas osas lähme ikkagi samamoodi jätkama. Super luks, aitäh sulle Maria, palju edu teile tänaseks mänguks ja viige siis naiskond poolfinaali ja sealt edasi omakorda kunagi 23. mail toimuvasse finaali, nii et palju edu, aitäh sulle! Aitäh! Endiselt sul sama jutt, millega ma alustasin. See siin, selle ees sa mängid, seda standardit sa hoiad. Ehk siis näitab, mida me oleme teinud, miks me oleme siia jõudnud ja miks me tahame siit edasi saada. See on see, mida sa pead näitama seal väljaku peale. Ja? Ehk siis väiksed võidud toovad sulle selle suure võidu üks päev koju. Ja, mitte Tartu, mitte Tallinnasse, mitte Viljandisse ega Tõrva, vaid Paide. 1, 2, 3! Paide! Oi, Rohe, yes või no, yes kirks mäletad, kirks, mis võttis üle ja istub sellele ja Iiri Sillisoo number 5, Rahel Repkin. Peame selle video neil ikkagi saatma. Kõik, mida me peame tegema, me oleme sellest rääkinud, me teame, milline see mäng tulla võib. Me peame valmis olema, kui see mäng ei alga näiteks nii, kuidas me tahame, et see algaks.
aga ma tean, et me oleme selleks valmis, sest me oleme, ma ei tea, linna naised. Anja, igas asjas üksteise jaoks olemas, toetaja räägib. 1, 2, 3, Look at the sky. I wish that I could stay up alive. I wish that I could stay here. Hey, look at the sky. I wish that I could stay up alive. I wish that I could stay here. Ain't enough days on the clock. Got me looking down at my watch. Wish I could buy time back right now. Ain't enough days on the clock. Got me looking down at my watch. Wish I could buy time back. Ain't enough days on the clock. Got me looking down at my watch. Wish I could buy time back right now. Ain't enough days on the clock. Got me looking down at my watch. Wish I could buy time back. It's so hard to say goodbye to think about them when the day to end. Ducking paparazzi, my Mercedes Benz 5%. Gotta drive an hour, drive my eye behind the 10. Gotta speed and drive to be on time, your flight arrive at 10. Boys don't cry, but boy, that girls from boys to men. Birdie told me girls don't cry unless it's over me. Gone with the wind. Rinnu puhkama meetreid kogu aeg sääst. Kuule kiivid tiigu. Need hetkelt on väga julgelt teised tavaliselt oli jätta mitte kes. Ja milline vahetus. Esimene puude ja number 13 Karol Eerik lööb seisuks 9-0. Hästi. Head töö! Bravo, Kirkelis! Hästi! Pole hullu! Head töö, hästi! Super! Hästi! Head töö! Ja sellega on kohtumine lõppenud seisuga. Ja lööme meie mängijatega plaksu ka ja teeme neile suure aplausi veel kord. Tantsu uuesti peale. Thank you. Let's go! Ja sama Yes! Hüppame peale! Külakuhja! Hea töö, neiud! Hoidsid seda üleval. Mul on sulle üks sõnum ainult. Palun hakka laulu valima, sest Johanna hakkab sulle ilusasti laulma. Karaoke, Johanna! Reedel grillimise aeg. Ei, päriselt, poolfinaal. Okei, päriselt, see unistus elab veel. See unistus, mis on paljudel jäänud püüdmata, see päriselt elab veel. Anja. 1, 2, 3, Paide! Esimene stuudio alustab, Renateli Mehemets, kapten, skooriga 14-0 on see mäng siin veerandfinaalis lõppenud. Me liigume väga kindlalt edasi poolfinaali ja tuleb seal vastu, kes iganes tuleb, aga tundub, et teie olete kõigiks valmis. Oled nõus? Peame olema valmis selles suhtes, et me oleme siin
Paides selle karikateekonna eesmärgi aasta alguses juba paika pannud. Me teame, kuhu me tahame jõuda, me teame, mida me tahame võita, mida me kaela tahame, nii et selles suhtes liigume täpselt õigel kursil ja ma arvan, et see tänane 14-0 kinnitab seda päris tugevalt. Kindlasti osaliselt emotsionaalne mäng ka paljudele, sellepärast et linna naiskond on koosnev mängijatest, kes on aastaid kuulunud ka tänase vastase ehk Tartu Tammeka naiskonna ridadesse. Kuidas ka sinul endal, kes sa oled sealkandi inimene ja sealkandis palli mänginud, mis tunne oli endise koduklubi vastu selline spektakel täna muruli ette? Väga huvitav, kusjuures platsil algkoosseisus oli täpselt üks mängija, kes vist isegi alustas jalgpallikarjääri, kui mina olin tema treener. Täpselt mängisime seal üks-ühele. Oli veel mängijaid, kelle treener ma olin Tammekas olnud, kes sel hetkel, kui ma ise Tammekas mängisin, olid väga noored. Nii et väga huvitav oli näha seda võistkonda ja mingil hetkel ise juba kui pingil olin, siis Anne Gretiga siis rääkisime ka, et mingil hetkel oli nagu nii-öelda vana Tammeka versus siis uus Tammeka, et paar mängijat võib-olla olid natuke teistsugused, nii-öelda, kes ei ole siis Tammekat varem esindanud, nii et selline väga huvitav kooslus oli mõlema võistkonna poolt seal platsil mingil hetkel. Ja üleüldiselt on see aasta läinud päris hästi teie jaoks käima. Liigas antud hetkel 6 tiimist 3. real, ainult väravate vahe eraldab teid ja Florat teise ja 3. koha kontekstis. Poolfinaali koht on olemas, 23. mai finaal Pärnus terendab. Vist on hetkel kõik õiges ja heas rööpas, jah? Jah, ütleme nüüd, et see esimene 3-0 kaotus Viimsi üle oli selline kerge tööõnnetus, aga praegu oleme suutnud enda mängu pildi ja selle järjest saada selliseks, nagu me tahame. Vastased on olnud erinevad, aga jah, liigume, ma arvan, et täpselt sellel kursil, mis meil eesmärk on. Aga meil jääb ainult soovida teile palju edu ja rohkelt väravaid, rohkelt võite ja nagu öeldud, siis easy win on jällegi kotis ja olge tublid edasi. Aitäh! Abitreener Sang. Kaivo Sang on mees, kes on samuti omamas Tartu Tammeka seost oma varasemast karjäärist. Täna sa siin Paides tegemas suurepärast tööd ja selle suurepärase töö märgiks on tablool praegu skoorina veel näha 14-0. Mida see 14-0 siin naiste karika veerandfinaalis tähendab? Oli see totaalne ülemvõim või oli see lihtsalt 2 erineva klassiga tiimi kokkusaamine täna? Pigem see teine variant, ehk ikkagi Tammeka meistriliigast välja kukkunud võistkond päris suure noorenduskuuri läbi käinud. Ehk siis pigem ootuspärane ikkagi see, et me siin oma klassiga ikkagi olime neist üle klassi ja ka selle kogemusega siis. Naiskonna ja Paide linna naiskonna jaoks täpsemalt on käsil huvitavad ajad. Akadeemia teine lend, sinna me noori ja tüdrukuid samamoodi siis otsime. Kui palju sa sellega igapäevaselt seotud oled ja kuidas sa siin klubi joones töötades näed, et akadeemia pool nende komplekteerimise ja selle tiimiga hakkama saab? Väga põnevad ajad selles mõttes tulemas akadeemia poole pealt, et esimene lend tüdrukutega pigem oli edukas. Siuke natukene testimine meie jaoks ka ja ma usun, et nüüd see teine lend tuleb kindlasti väga palju põnev, et olles selle teise lennu vanusega rohkem ise ka varasemalt töötanud, siis ma tean, mis prospektid nagu Eestis sellel vanusel on, et sealt võib tulla kindlasti väga palju huvitavaid mängijad meile siia. Keda sina kogenud noorte treenerina ja just naiste jalgpallitreenerina siia tüdrukute jalgpalliakadeemiasse kutsuksid või keda sa julgustaksid siia tulema? Testi ma julgustaksin kindlasti tulema kõiki, kellel on soov võib-olla jalgpallis kaugemale jõuda ja kes tunnevad, et see tee võiks minna kaugemale kui lihtsalt siin kodumaal mängida koduliigas, et võiks kindlasti välismuule vaadata, et ma usun, et need on need tüdrukud, keda me pikas plaanis tahaksime siia tuua. Näed sa, et see teekond akadeemiast esindusnaiskonda, mis ta on tänase mängu põhjal, tänaste teie tegemiste põhjal ikkagi väga kõrget taset juba saavutanud. Kui suur, ütleme nii, et vahemik seal on, mis akadeemia noorel ja esindusnaiskonnal vahel on? Hetkel see vahemik kindlasti on, aga ma usun, et kui noored teevad korralikult trenni ja ise panustavad ja valmis ohverdama, siis see tee esindusnaiskonda meie poolt kindlasti on, võtame ka aega vastu ja aitame neid sinna. Lõpuks see akadeemia eesmärki ongi, et oma klubi kasvandikke
aidata esindusvõistkonda. Paide linna naiskond on siia Eesti naiste jalgpalliskeenele tõelise komeedina langenud. Paslikul kombel siia Easy lipu juurde sattunud, lisaks Easyle, kes ta on meie suur sponsor, on meil tulnud selja taha veel Everset, Sutherland, seal on Coop 3, seal on Piletilevi, väga tugevad brändid Eestimaalt. On see sinu jaoks üllatav, et me nii suuri ägedaid samme tegelikult ka naiste jalkas teeme olukorras, kus esindusmeeskond ja akadeemia samamoodi kihvte toetajaid enda selja taga omavad? Mingis mõttes ei ole see absoluutselt üllatav, et inimesed tahavad ägedaid projekte toetada. Enda jaoks võib-olla on üllatav, et kui äge see projekt on ja et päriselt on huvi selle toetamise vastu, et tulles võib-olla sellises keskkonnas, kus seda huvi oli vähem, siis nüüd on nagu väga põnev vaadata, kui kiiresti nii väljakul, seal staffi poole peal kontoris, kui ka tegelikult need taustajõud just sponsorite näol, kui vingelt need nagu kerkivad ja kui ägedalt neid igapäevaselt juurde tuleb. Ma tean ka juba, et teil läheb peagi riietusruumis võidulaulu laulmiseks ja siis on teekond sillutatud poolfinaalini, nii et aitäh sulle tänaste ägedate emotsioonide eest, mida te pakkisite platsile ja nende praeguste juttude eest, nii et lähme õhtul ära. Aitäh! Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre.